nõnda, et nüüd on vahepeal juhtunud niimoodi, et ma oma vana Armor 14 vahetasin välja Armor 17 Pro vastu. Ehk siis mul on nüüd ees täiesti blank telefon ja siia sisse nüüd ma installin omal nagu navigeerimiseks ja tetisõiduks vajalikku tarkvara. Loodetavasti on ka võib-olla teistele abiks, et mina installin siia siis Locuse. Locus on mu lemmik siuke navigeerimissoft. Aga see vajab ka natuke säädistamist, et ta oleks nagu siukene kasutajasõbralikum või vähemalt vastaks minu vajadustele. Ehk siis vaatame nagu päris nullist, et kuidas Locus siia telefoni saab, Locus Map siis, ja kuidas see TET äpp siia saab ja TETist siis see GPX. Et siukene natuke pusimist on, aga kui te need sammud minuga kaasa teete, siis saab teile ka selgeks. Et siis esimese asjana ei olegi muud kui Playboard lahti ja siis leida Locus Map. Locus Map. Nii. Ja install. Mul on ta nüüd juba 2 telefonis veel installitud. Ma ütlen ka, et mina kasutan tegelikult, päris kähku käib see. Ma kasutan Gold versiooni sellest, ehk siis tasulist versiooni, aga selle eest ma maksan umbes mingisugune 3 eurot kuus või midagi siukest. Et on tegelikult suhteliselt odav kohvitassi hinnaga. Ja see annab mulle siis võimaluse, et laiemad võimalused, esiteks ei ole mul ekraani peal reklaami, aga näe, vaata, kui te alles installite selle, siis saate 3 tasuta offline mappi ka alla laadida. Selle peaks mingid load andma. Ja nüüd tuleb siis kaardid siia alla tõmmata. Mis siis see on? Okei. Selleks siis Map Manageri. Offline kaardid. Selle Gold versiooniga vist peaks olema kõik mapid ka tasuta. Estonia. Nii. Update. Lisaks Locusele ma kasutan ka veel teisi äppe, aga okei. Display. Nii. Okei. Nüüd on mul siin Locus Map olemas. Siin saab kaardi teema valida, eks ju. Et mul on siin, et on cycling routes, mountain bike trails, hiking trails ja ma ei tea, mis Via Ferrata on. Ühesõnaga seda detailsusastet saab ise muuta ka. Et nagu näha, on mul siin kõiksugused Tammiste metsarada näiteks on täiesti siia peale märgitud ja muud siuksed väikesed rajakesed siin metsas, jalgrajad. Et selle kaardi pealt on kõik näha, et ta on detailsem kaart kui näiteks TNT kaardid. Sellepärast ta mulle meeldib. Mis mulle ei meeldi või mida ma esimesena ära muudan, mis pole võib-olla oluline, aga nagu näha,
siin kaardi üleval ääres on siis see riba, mis näitab kellaaega ja no, mingit patarei laetust ja selle telefoni menüü riba. Aga seda ei saa niisama ära kaotada, selleks tuleb minna expert settingusse ehk siis selle all menu nupu peal hoiad näppu peal ja siis saab selle expert settingu sealt avada. Nüüd ei ole muud kui settings. Expert setting on siia alla nüüd tekkinud, ennem seda ei olnud. Ja siis saab panna full screen. Siin on küll öeldud, et kõikidel seadmetel see ei tööta. Loodame, et mul töötab. Siiamaani on töötanud. Ja näed, nüüd on see kadunud. Nii, mis seadmed veel? Siis mulle meeldib siin ära teha see, et settings. Vaatan, kus see, mulle meeldib näha time circle'id ja distance circle'id. Ja siis see mapi kursori all ka seda maapinna kõrgust näha. Et need mulle meeldivad ka. See näitab siis seda, et ma praegu miildes, et kui ma kuskile liigun, siis et kui kaugel see on, see on siin praegu siis, siin on 100 jalga, siin on pool miili on siis on siinmaal ja nii edasi. Aga need tuleb ka siis ära muuta, et oleks language and units. Muudame siis distance metric, altitude meters, speed kilomeeter tunnis, temperatuur Celsius. Noh, ma siin ei oska muuta, praegu pole vist vaja. Okei. Muutis. Et on 200 meetrit ja see kiirusring on siis, kui ma juba liigun, siis ta vastavalt sellele kiirusele, mis ma liigun, ta ennustab või näitab siis minuti pärast ma näiteks kohale jõuan mingisuguse kurvini või niimoodi. Ja nagu näha, on ka siin kõrgust näha, et siin on mere ääres, siin on 2 meetrit kõrgust. Noh, läheme siia kuskile, noh, Viljandi, siin on juba 73 meetrit merepinnast ja nii edasi. Siin Tartu kandis Põlva, 131 meetrit või 158 siin Otepää kõrgustiku kandis. Et seda on ka tore teada. Eriti niimoodi maastikul sõites, et kust tulevad tõusud ja veel hullemad kui tõusud on tavaliselt, kui läheb hästi madalaks, eks ju, et siis võib põhjust olla arvata, et läheb vesiseks ka. Nii, üks asi veel, mis tuleb siis navigeerimisel kasuks, on panna siis automaatsed zoom levelid ehk siis mida kiiremini sõidad, seda kaugemal on map ja mida väiksem on kiirus, seda lähemal on map. Et automaatselt muudaks seda suurendusastet. Et siis ei pea kogu aeg käsitsi kaarti sisse välja suunama. Selleks siis settings, controlling, map screen. Ja siin on siis, siit ma olen ka peale pannud selle two finger measuring ehk siis paned 2 näppu ekraani peale, siis ta näitab nende näppude vahelist distantsi linnulennult. Et see on ka teinekord oluline. Aga automatic zooming, see oli siis on enabled, aga siin need väärtused on kuni 200 kilomeetrini tunnis, noh. See on ulme. Ehk siis need muudame ära. Save 5,0. Selle muudame ära 10 kilomeetrit tunnis.
siia paneme 30 kilomeetrit tunnis. Siis lisame siia nii 0, 5, 10, 30. Paneme 50. Siis paneme 60. Nii. 5, 10, 30. Nii. Need väärtused tuleks ka ära muuta. Ja paneme 80. Save. 5 kilomeetrit tunnis paneme 90. Save. 10 kilomeetrit tunnis paneme, ma praegu need siit teen tegelikult ühe kasutaja pealt maha. Paneme ka 90. Save. 30 kilomeetrit tunnis paneme mitte kilomeetrine ette, vaid paneme 100 kilomeetrit. Ei 1000. Paneme 100 ja 60 kilomeetrit tunnis. Paneme ka. Eks neid saab siin igaüks oma soovi järgi siis sättida. Aga paneme nüüd siia siis selle datekaardi ka peale. Selleks siis paneme läbi veebi. Nii, Trans-Eurotrail Home veebileht. Siit siis otsid üles Eesti. Ja siis on siin download GPX track. Loed kasutajatingimused läbi, jätad meelde, nõustud. Nii, ja see fail 2,8 megabaiti, paned open. Ja millega seda avada, noh, Locus Mapiga. Noh, kui võib panna Always, kui ainult seda Locus Mapi kasutaks, aga kuna mul on plaanis ka siia teised navigeerimisäpid veel lisada, siis ma panen praegu just once. Ja nüüd saaks põhimõtteliselt panna siit importi oleks ka all, aga kasulik oleks nüüd luua siia uus folder. Add new folder. Paneme siia, et kui sa näiteks hästi palju
või noh, ütleme neid track'e rohkem alla ajad või GPX-e, sa võib-olla ei taha, et nad sul kogu aeg oleks kõik korraga seal kaardi peal, ekraani peal. Et siis näiteks kogu folderi saad ära hide ida ja kasutada ainult neid radasid, mis sul vaja on. Paneme siis teed folderisse. Siin kogu eelnevat ei hakka ära kustutama, näiteks kui tegelikult, no võib ka panna, eks ju, et kui sul on mingi vana tett on all, et siis paned selle, kui uue alla tõmbad, selle vana teti kustutab ära sealt. Ma arvan, et siin seda võib kasutada, use style of the parent folder, show on map after import ja update elevation ja nii. Oleks nüüd panna kogu hea küll. Import. Nii. Ja ongi meil siin kaardi peal nüüd siis tett. Siit saab valida. Erinevaid teti lõike. See lookus näiteks võimaldab ka erinevad toolsid. Saad vaadata, ma ei tea, mis ilm näiteks selle koha peal on, kus ma vajutasin täna, homme, ülehomme. Ta näitab siin ka selle valitud lõigu siis kõrgusprofiili. Jah. Ja mis mulle veel meeldib ära teha, siis settingus. Setting, ja kus seda ma alles hiljuti õppisin. Kas ta oli points and tracks? Ja distance markers ka peale. Nii, et siis ma miskipärast ei näita meid siin, et iga kilomeetri tagant on siis see distance marker, aga mulle meeldiks, kui need distance language and units distance oleks mitte meetrites, vaid meetrites ja kilomeetrites. Nii. Siis on see, jah, et nüüd näeb, et siin on selle tracki 264 kilomeeter näiteks, siin on 265, siis kui sa juba navigeerid sõidu ajal, sa näed, et see on mingi kilomeetrine lõik siin, siis on see haaratavam. Nii, ja ega põhimõtteliselt on kõik. See on see seadistatud ja kui sa oled nüüd näiteks tetiraja ära valinud, siis paned navigate, kui sa tahad nüüd liikuda, siin on nagu nooltega näha, mis pidi see tett on, kui sa tahad nagu teistpidi sõitma hakata seda, et ma liigun siit Pärnust mitte Valgeranna poole, vaid teisele poole, siis ma panen näiteks navigate reversely ja ups. Let's go. Nüüd tuleb ka luba anda. Ja siit juhendab mind kõigepealt teti alguse peale ära ja siis navigeerid mööda joont juba. Vot. Et nii lihtne see ongi. Et tegelikult navigeerimistelefonis ja selle ma ostsin endale navigeerimistelefoniks,
seal ma kasutan lisaks Locusele veel ka DMD 2 dashboardi, siis veel Topomappi ja siis veel näiteks RMK äppi, kus ma näen kõikisuguseid RMK onne ja lõkkekohti ka väga abiks. Aga nende kasutamisest ja installimisest ma teen eraldi video. Et Locus Map on jah mu sükene lemmik. Aga milline on sinu lemmik navigeerimisäpp ja miks, et anna näiteks kommentaariumis teada ja võidavad sellest ka teised.